armsad ennustushuvilised. On siis taas aeg teha järgmise nädala ennustus. Möödunud aasta esimese kvartali ennustus lubas meile nagu kvartaliks tervikuna sellist üldiselt edenemist ja enese kokkukorjamist. Sest möödunud aasta lõpp oli päris pöörane. Tead, ma ei ütleks, et see palju kergemaks on läinud. Ja minu meelest muutuste tuuled on ikkagi väga tugevad praegu. Et ma isegi julge praegu siin ette haimata. Minu enda tunne ütleb niimoodi, et see muutuste vägi läheb järjest suuremaks. Ja selles mõttes, nagu oli siin see nädal, siis toimusid, siin olid need rahutused Ameerikas, praegu see Trumpi ülemineku aeg. Ma ei ole seal kindel tegelikult, et see, mis Trumpiga toimub, et Trump on oma viimast sõna veel öelnud. Ma ei taha siin nüüd väita seda, et on mingisugused, et ongi mingid valimispettused, mida võib ka olla loomulikult. Aga see on Trumpi probleem, kui ta suuda neid ära hoida, olla ise president, eks ju. Aga mulle tundub, et nende rahutustega läheb veel nii-öelda võtab tuure ülesse. Aga et mitte siin nii-öelda tühjasõnaliselt rääkida, siis ma viskangi järgmise nädala heksagrammi välja. Ja vaatame, mida ta meile räägib. Nii, ja esimene joon on meil kohe number 8 ehk naiselik joon. Nii, teine joon on ka naiselik joon. Ilus pehme algus. Vaatame, kas nii edasi ka läheb. Ja tuli number 7, mehelik joon. Ja nüüd tuli hoopis number 6. Ja see on meil muutuv naiselik. Nii, neil on käes, vaatame, et 5 tuleb. Ja see on number 8 ja naiselik joon. Nii, ja nüüd on meil üks veel puudus. Vaatame siis, mis meile selleks tuleb, mis tuleb 6. jooneks. Ja naiselik joon number 8. Hästi naiselik. Aga seal on siiski meil mehelik joon sees. Ja nüüd nagu ikka teeme väikese vaheaja. Ma uurin välja, mis number heksagrammis on. Ja siis hakkame analüüsima seda. Nii, ma olen tagasi. Ja meie tänane heksagramm on siis number 15, alandlikkus. See käib kindlasti selle enda ülesehitamise juurde, aga vaatame siis, mis võtmes seda käib. Ütleme lahti uhkusest ja olukorra raskendamisest. Hoidma fundamentaalset asjade lähedusse, olema lihtne, mõtlema ja rääkima endast alandlikult. Ehk et me peame hoidma ennast nii-öelda püsiväärtus, need fundamentaalväärtused. Igaüks tunneb, mis asi see tema jaoks on. Ma ei hakka siin ette ütlema. Aga ühesõnaga tuleb hoida lihtsalt maalähedast joont sellist, mitte mingit esile trügimist. Sest tegemist on ikkagi täiesti sellega, et on vaja enda nii-öelda seda väiksust nii-öelda aktsepteerida. Alandlik mõtlema, rääkima endast tagasihoidlikul viisile, andma vabatahtlikult teistele teed, olema viisakas, malbe, lihtne, lugupidav, alistuv, järeleandlik, aupaklik. See vihjab sõnade ja faktide seotuna hoidmisele. Aga ühesõnaga, jah, et siin on nüüd tõesti tähtis see,
lugupidamine maailma suhtes. Mitte ajama enda ego püsti, sest see taustadiagramm on number 62 ja see on meil, ma kohe võtan selle ka lahti, see on meil väiksuse ületamine, see on siis see taust, milles see praegune see alandlikkus peab tulema, et me peame oma väiksust ületama. Ülekandumise aeg, kohanema iga eri asjaga, olema väga ettevaatlik, väga väike ülemäärane yin. No mis tähendab seda, et ülemäärasest sellest meesenergiast tuleb nagu lahti saada. Aga vaata, mis siin alandlikkuses meil edasi on. Et muidu on nagu edu. Taipava inimese jaoks on seal lõpule viimine. Ehk et selles alandlikkuses ma viin oma nagu teo lõpule. Ma võtan selle reaalsuse vastu nii-öelda, mis mul on. See on aeg olla alandlik ja püsida fundamentaalsete asjade lähedal. Öelge lahti uhkusest ja olukorra raskendamisest. Hoidke oma sõnad lihtsad. Mõelge endast tagasihoidlikul viisil. Võtke vabatahtlikult alampositsioon. Meil väga paljudel on seda raske tegelikult ju teha, sest meie kartused ei lase meil seda teha. Meile tunneb, et me peame nagu kogu aeg võitlema. Ja see võitlus ajab meil loomulikult selle yin-energia üles, siis me muutuma selliseks ennast täisolekuks, see lähme nii öelda. Aga võtke vabatahtlikult alampositsioon, see toob edu. Sel viisil vabastate ennast ja võite kasutada oponendi tugevust tema enda vastu. No see on üks see võitluskunstide võtta on ju ka see, et ma nii-öelda vaenlase löögi juhin niimoodi, et ma selle sama löögi energiaga kahjustan vaenlast ennast. Kasutage oraaklit, et jääda ühendusse teega ja te olete võimeline teostama oma ideid. Olge nendes asjades selge. Teie sisemised piirid ühendavad teid maaväega. See vabastab teid pingest. Ehk et just võtke vastu kõike seda, mis tuleb. See maavägi, see üldine energia, milles me oleme, võtke see vastu. Ärge võidelge, aga punnitage olla nii-öelda väga tähtsad. Olge väle ja valvas. Tasakaalustage asju hoolikalt ja korrigeerige iga ülemäärasust. See on ühendumise aeg. Taevas laskub madalamale, et tuua sära ja selgust. Maa tagasihoidlikkus liigub ülespoole. See on viis kõiki liiga suurelisi asju vähendada ja alandlikku aidata ning helitada. Ehk et see tähendab seda, et me peaksime vaatama oma elus seda peale, kust kohast me ennast nii-öelda välja punnitame. Kust me oleme liiga suurelised. Ja neid kohti siis tõmbama nii-öelda tagasi kuidagi sellisesse üldisesse fooni sulatama. Et see toob edu järgmine nädal. See annab väärikust ja paneb asjad särama. Alandlikkuse kaudu suudate asju sooritada ja lõpule viia. Ehk et ei maksa arvata, et asjade tegemiseks on vaja mul seda mehelikku egoenergia. Ei ole. Asjad ju tegelikult, kui te mõtlete, siis asjadele lõpliku vormi annab alati naine. Tema on see looja. Ja võt see naisenergia endas, laske see voogama enda seest ja siis see tähendabki seda, et need üksikud teravad piigid, mis meist nagu välja ulatuvad, need tuleb mitte maha suruda, vale öelda, aga siluda endas. Nii, välimine ja sisemine maailm, põld ja piir. Sisemised piirid hoiavad alal järeleandlikkust ja teenivad maa avaral põllul. Ing ja yang saavad loova tasakaalu. Ehk et me oleme teel nagu tasakaalu poole. Ja praegu me ei ole veel tasakaalu jõudnud, aga me oleme sinnapoole teel ja me peame oma siis loobuma nendest hirmudest, mis sunnib meid endast välja hüppama. Nii, varjatud võimalikkus on takistuste kõrvaldamine. Alandlik suhtumine sisaldab varjatud võimalikust saada vabaks pingest ja sunnist. Mis on ju loogiline, eks ju, et kui me oleme alandlikud, siis alandlikkus tähendab seda, et me loobume vastupanust. Ja kui me julgeme seda olla, siis me tegelikult saame, see, mis meist ärevust tekitab, see ongi millegi vastu olemine. Ütleme niimoodi, et kurjuse sünd maailmas toimubki tänu sellele, et paljunemine, toimub tänu sellele, et me võitleme kurjuse vastu. See tähendab, me vastandume ja igasugune vastandus toob, siin muidugi selle oraakli mõistes me kurjust ja headust ei kasuta nagu, et pigem pingeid siis, ehk et kui me vastandume, võitleme millegi vastu,
siis me vastandume ja loome enda ellu pingeid. Aga järgmine nädal on selline, kus me peaksime tunnetama oma piiri, aga samal ajal sulanduma nagu sellesse keskkonda sisse ja mitte kartma seda, mis maailm toob. Et see on see edu võti järgmiseks nädalaks. Nii, mis meil on varjatud või... seda ma ütlesin, jah. Nii, vaatame, kas siin on veel midagi. Jah, ikkagi soovitab seda alandlikkust ja kohanemist, uhkustest lahti ütlemist. Ja ma arvan, et see ongi järgmise nädala märksõna, siis ongi alandlikkus, ka see tausta heksagrammi ütles, et me peame oma väiksusest läbi minema. Ehk me peame nii-öelda selle väiksuse vastu võtma, mitte punnitama keegi olema. Aga sellega ma arvan, et on meil tänaseks nüüd jälle ennustus tehtud. Teiega kohtume nädala pärast jälle, ärge unustage meie kanalit tellimast. Ja ma arvan, et kõike head ja nägemist ja tšau-tšau!